Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Seekordses saates räägime erakondade populaarsusreitingutest ning vaatleme neid läbi Eesti 200, kelle toetus on erakordselt madal, jäädes erinevate küsitluste põhjal vaid 1–2% vahele. Kas see on kõikide uustulnukate saatus? On seesugusest seisust võimalik veel tõusta ning milliste mõtetega minnakse vastu tuleval aastal toimuvatele Riigikogu valimistele? Sellest räägime Erakond Eesti 200 juhatuse liikme Aleksei Jašiniga. Tervist! Tere päevast! No ma esitan teile 10 küsimust ja ootame otsekoheseid ja selliseid suhteliselt lühikese ilma poliitvahuta vastuseid. Vaatame, mis välja tuleb. Kas usute, et Eesti 200 võib veel nii-öelda tuhast tõusta ja oma reitingut parandada? No, isiklikult noore inimesena olen alati optimistlikult asju vaadanud ja ma arvan, et mingi stsenaariumi järgi on see kindlasti võimalik. Aga kas see on väga tõenäoline, et tänaseks on küll arutelud käivad, et võib-olla ei olegi? Võib-olla liituda kellegi teisega? Eks me oma seltskonnas ju peale kohalikke valimisi oleme põhjalikult arutanud, mis need võimalikud stsenaariumid on, et mis see restart, millest me oleme rääkinud, millal ja mis kujul see peaks olema põhjalikult läbi arutanud. Et seal on nii programmi täpsustamine rohkem liberaalsemaks, et oleks selgem, mille eest erakond seisab võib-olla nišilikumalt ja väiksema valijaskonna jaoks, aga siiski, siis on ju üldkogu tulemas uus juhatus, võimalik, et uus juht ja siis sealt edasi kõik teised küsimused, nime muutus, brändingu muutus ja võimalikud arutelud, et kas liitumised või siis kuidas uusi liikmeid saada, et see kõik on ühes paketis sees ja hetkel oleme plaani sisuliselt kokku pannud, et otsime seda õiget momentumit, et kevadel see on. Kas kohalike omavalitsuste valimistel saadud kasinad tulemused panid erakonda ümber hindama enda senist tegevust? Et kas te mõtlesite tagantjärgi, et mis need sellised nõrgad kohad võisid olla, mis panid inimesi siis teie poolt mitte hääletama? Eks kohalikud valimised ju näitasid seda tulemust, mida oli prognoositud. Et see seis, kus on see toetus 1%, ma ei tea, kuni 5%, aga alla künnise on ju umbes 1,5 aastat erakonnal. Ja no, kas prognoosid ja teie lootused jooksid paralleelselt? Või oli ikkagi ootus midagi muud? No ikka see oli suhteliselt realistlik ja seetõttu mitte keegi ei arvanud, et nüüd tuleb mingisugune ulmeline tulemus ja kuidagi teistmoodi. Ehk siis oli prognoositud, selline ka tuli. Tegelikult selline see tagasiside valija poolt nii valimistele kui ka nendes reitingu küsitlustes tegelikult on, mis pani juba tükk aega või tükk maad tagasi mõtlema, et kuidas siis teistmoodi. Et valitsuspartner Reformierakond on ju täpselt samasuguses seisus, et see reiting on neil nende tavapärasest, ma ei tea, 3 korda madalam, võib-olla natukene vähem ja see, et nemad ju ka pidevalt mõtlevad, et kuidas siis teistmoodi. Olgugi, et ootuspärane, aga kas tekitas siiski nördimust? No ma arvan, et nii nagu ka Eesti 200 valijad, kes väga paljud ju hääletasid, minu meelest 81 000 inimest aastal 2023 Eesti 200 poolt, ma usun, et pooled umbes ei teadnudki, mis erakonna ja maailmavaatega on tegu, lihtsalt uus sümpaatne seltskond jällegi, mida sellesse teemasse me jõuame veel süvitsi minna ka. Et ma arvan, et samasugune nördimus nagu kõigil, aga eks kui majandusnäitajad, olukord maailmas, üldiselt seis Eestis on frustreeriv ja olgem ausad, võivad olla majandusgeeniused ka valitsuses, aga selles valitsussektori tegevusest võiks sõltuda äkki 20% majanduskasvust või majanduslangusest, et see kõik, mis väike riigi peale mõju avaldab, on ju välispoliitika, välissuhtlus, meie suurte partnerite seis, eks see valmistab kõigile pettumust, ma arvan. Kas teie lähete Riigikogu valimistele Eesti 200 ridades või olete juba välja valinud vett pidavama laeva, milles Toompea suunas purjatada? No mina vaatan alati suuremat pilti, et mina olen väga selgelt liberaalse maailmavaatega inimene ja võitlen liberaaldemokraatliku Eesti eest. Arvan, et see ongi see, mis on Eestile edu toonud ja mis peab purjetama edasi. Eestis meil on konkreetsed erakonnad, Eesti 200, tõenäoliselt Reformierakond, sotsid ka ja mõeldes suurele pildile, et ikkagi see, kuidas sellel liberaalsel blokil läheks võimalikult hästi. Ja see tähendab nüüd see oli nüüd see poliitvaht, mida ma ei soovinud. Ehk siis, kas lähete Eesti 200 ridades kindlasti või ei ole veel kindel?
No tänaseks ma arvan, et on üleüldiselt lahtine, mis on Eesti 200 ju see tulevik ja arutelu ju käib, et mis on see kõige mõistlikum samm. Aga ma ütlen, et lihtsalt ma ei mõtle ainult personaalselt enda peale, ma mõtlen alati nii kollektiivselt erakonna kolleegide peale koos nendega ja siis ka laiemalt, kuidas liberaalidel Eestis läheb. Sest ma arvan, et kui tuleb padu konservatiivne Eesti, et see ei ole tore eriti noortele inimestele, aga väga paljudele ka teistele. No kui poliitik ütleb, et tal personaalset poliitilist ambitsiooni ei ole, siis see ei kõla usutavalt. Et tõenäoliselt ikkagi seal isiklik selline ambitsioon ja natukene võimuiha on ka taga. Noh, kui vaadata minu seda karjääri või minu siis elukäiku, siis inimesed peavad ise järeldust tegema, et kas mu ambitsioon on esikohal või mingisugune idee ja organisatsiooni huvide etteseadmine on ikkagi nii-öelda primaarne ja ma arvan, et selle põhjal võikski öelda. Ja küll ma teen ka enda plaane, aga enne ma mõtlen ikka suurele pildile, kuidas aidata nii-öelda oma meeskonnal võimalikult tarku otsuseid teha. Kas Eesti 200 on valijaid alt vedanud? Uutelt tulijatelt oodatakse alati uudsust, vanade süsteemide ja olijate raputamist, kuid olla valitsuskoalitsioonis Reformierakonna väike partner, siis paratamatult ei saa enda häält ehk ütleme siis piisavalt kuuldavaks teha ning ollakse vastutav ka valitsuspartnerite tegude eest. Et kas teile tundub, et oli see teiepoolne altvedamine või olete te lihtsalt olukorra ohvrid? No kui vaatame seda 2023 seisu, kus Eesti 200 tõesti võib-olla ei lubanud madalaid makse ja kõrgeid toetusi, nagu populistid või vasakpoolsed erakonnad lubavad, ka Isamaa tänapäeval näiteks. Aga lubati tõesti nii-öelda uut arenguhüpet, kuhu oli vaja kõvasti investeerida. Näiteks IT-sse, näiteks teised hariduse valdkonnad, mis vajavad ka lisarahastust, aga mida ei teadnud Eesti 200 on see riigieelarve ja majanduse tegelik seis, mida inimesed, kes on valitsuses ja Riigikogus tegelikult teavad. Ehk siis süsteemi välise erakonnana me saime selle reaalsuskontrolli alles siis, kui kõrge mandaat ja toetus tuli ja siis tuli selle reaalsusega nii-öelda toime tulla, mis erines väga tugevalt nii-öelda sellest nendest lubadustest, mis Eesti 200 see meiega on võimalik sloganiga lubas. Ma arvan, et see frustratsioon selle jutu ja tegelikkuse vahel nii-öelda tekkis juba sealt. Ja saite aru, et teiega ei ole võimalik sellepärast, et teie üksi ei ole, ütleme siis, korda viied või otsustajad? Eesti nii-öelda see positiivne, võib-olla ka negatiivne koht on, ikka positiivne pigem on see, et meil on demokraatlik süsteem, mitmeparteisüsteem, kus alati koalitsioonivalitsused ja alati sa pead tegelema nende tagajärgedega, mida on sul üles ehitatud, et Isamaa lasi pensionisüsteemi vabaks, on tõstetud peretoetusi, teisi toetusi olukorras, kus majandus tegelikult oli juba väga kehvas seisus, 2022 oli väga kõrge inflatsioon ja et see on see sama vana hea jutt, mida kõik poliitikud räägivad, aga olgem ausad, see on ju tõde. Omades ainuvõimu oleksite teinud teistsuguseid majandusotsuseid? No ma väga loodan, et Eestis ei tule lähitulevikus ainuvõimu nii-öelda parteisid, kes hakkab ainult enda järgi kõike tegema. Kas Eesti poliitmaastikul on uutele tulijatele üldse kohta või on lähiajalugu meile õpetanud, et ajutiste protesti häälte peal troonivad erakonnad pikalt kanda kinnitama ei jää, sest mängu juhivad siiski 2-3 sellist põhitegijat? Ma arvan, et alati on, et ju iga valimistsükliga või iga 2 valimistsükli tagant on uued tegijad tulnud ja uued inimesed on poliitikasse tulnud. Üsna kiiresti aga on kas liitunud mõne teise erakonnaga, ikkagi see on ju muutud poliitmaastiku, uued ministrid, uued peaministrid, uued näod, uued inimesed, et see on ju see, mida me hindame, et pidev konkurents ja see paneb ju veel paremini poliitikud töötama ja see on ju ainult positiivne. Nüüd, mis puudutab seda üldiselt võib olla seisu see, et kas Eesti 200 on siis ka hääbumise teed minemas, ma arvan, et juba väikene ime on juhtunud. Ja see seisnebki selles, et 1,5 aastat, kus on reiting alla künnise, mitte ükski inimene, kes on jälle mandaadiga, pole mitte kuskile läinud. See on seotud ju sellega, et inimestel on kõigil head CV-d ja keegi muretse selle pärast, et kuskile tööle ei peaks saama tulevikus. Ja see, et erakond on püsinud, valitsenud Eestit, kui on nii-öelda rasked ajad olnud,
võtnud vastutuse, võtnud kogu selle kriitika vastu, nii õigustatud kui võib-olla natukene ülemäärast, aga pole probleemi sellega olnud ja tegelikult see on ju väike ime, mis väga paljude erakondade puhul usun, et oleks nagu laiali läinud, et Vabaerakond pole isegi valitsusse jõudnud omal ajal. Ja siin on raskes seisus, 3 aastat juba riiki valitsenud ja iseenesest, kui mingisugune dünaamiline muutus poliitmaastikul toimuks, ma arvan, et need samad inimesed suudavad ka nii-öelda reitingu tõusu mobiliseerida ja nüüd tulles tagasi selle juurde, kas ma usun või ei usu, eks praegune seis ei justkui ei ütle, et on tulemas mingi positiivne tulemus, aga need inimesed, kes seal on kindlasti võimekad ja juhul, kui võimalus tekib, siis nad realiseerivad selle tulemus. Ühe võimalusena erakonna reitingut nii-öelda päästa on välja pakutud juhi vahetus, nagu te ise ka juba mainisite. Kas Kristina Kallasele võiks täna leiduda teie ridades alternatiiv ning kui tõhusaks lükkeks te seda üldse peaksite? No siin on 2 aspekti. Üks aspekt on see, et meie haridusminister esimees Kristina Kallas, vaatasin täna hommikul tuli, et tema toetusprotsent on minu meelest 6. See on pea sama kõrge kui Lauri Läänemetsal, mis on märksa populaarsem erakonna nii-öelda toetus, et tal on vist 8 näiteks. Ja see Kristina toetus on üle erakonna oma selgelt paar korda. Ja ka valimistelt ta sai ju rohkem hääli kui meie kõik teised poliitikud. Ja see on ju tagasiside Eesti inimestelt, et kui kedagi usaldatakse, siis see on jälle tema. Ehk siis otsest sellist selget märki, et juhis on mingi probleem, ju ei ole. Erakonna sees ka mitte. Ja see teine moment on ju see, et kogu valitsus ju on kõike kaarte mängid nii, et maksulangetused tulid ju nüüd, et majandustõus on tulnud eelmise aasta viimases kvartalis selgelt. Ja see, mida oodatakse, on see, et veebruarikuu, märtsikuu inimesed saavad taskutesse rohkem raha, mis on selle majanduslangetuse tagajärg ja see, et majandusel läheb veel paremini selle kvartali lõpuks. Ja see on see momentum, kus Eesti 200 on enam-vähem mõelnud, et kui teha restarti, kui tuletada meelde, mis on need väärtused, mille jaoks seda liberaalset ja liberaaldemokraatlikku Eestit on vaja, ja siis on täpselt see õige aeg. Ma arvan, et see on selline viimane võitlus, viimane hea momentum, kui sellega tulla, ka reform loodab selle peale. Vaatasin, et reformi reiting juba natukene paremaks läinud, mis ta on siis 15 või kui palju ta oli seal viimasel hetkel. Ja et eks Eesti 200 loodab ka selle sama momentumi peale. Ja liberaalsusest rääkides, et olgem ausad, abieluvõrdsus on eilne päev, eks ole, aga ilma Eesti 200 seda poleks tulnud. Praegu on aktuaalne Riigikogus näiteks nõusoleku seadus, võitleme nii-öelda naiste õiguste eest, mida tegelikult Eestis prioriteediks pole olnud, et ei olnud nii liberaalne ja liberaaldemokraatlik olnud. Et inimesed võib olla hetkel, kui on majanduslikult keeruline, ei väärtusta seda, aga olgem ausad, kui hakatakse neid vabadusi ära võtma, siis on see, või on perspektiiv, et võetakse ära. Siis on sellist erakonda nagu Eesti 200 on selgelt vaja ja mis on see vahe, kogu aeg küsitakse Reformierakonnaga, siis Eesti 200 on ju selgelt sotsiaalselt liberaalsem. Reform on väga suur ja lai partei, rahvaerakond üritavad kõigile meeldida ja katsuvad mitte liiga palju rääkida sellistest, kuidas ma ütlen, väärtuspõhistest asjadest ja Eesti 200 seda probleemi ei ole ja see ongi see võimalus ja trump. Kuna te ise siin eelnevalt mainisite, et koalitsioonivalitsus on demokraatliku Eesti selline suur tugevus, siis kas on olemas sellist asja nagu liiga liberaalne valitsus? Et kas tasakaaluks peaks seal olema ikkagi mingisugune konservatiivsem erakond ka, et mis oleks see ideaalne valitsus Eestile? Ma esiteks arvan, et ega absoluutne enamus Eesti erakondi on seal kuskil tsentri ümber. Et ka Isamaa on ennast lihvinud palju, kuidas ma ütlen, tsentristlikumaks, kui võib nii öelda nendes väärtusküsimustes. Enam ei räägita sellest, kus on naise koht näiteks, et milleks on vaja ära välistada pooled, isegi rohkem kui pooli valijaid. Naised on väga aktiivsed valijad, et igasugustel nii-öelda väärtuspõhistel immigratsiooni, ma ei tea, LGBT küsimustel, härra Urmas Reinsalu üldse ei räägi. Et räägib ainult sellest, mis on see majanduse küsimus ja madalad maksud, kõrged toetused, tüüpiline populism, ma ütleks isegi vasakpoolne populism ja see rahvale praegu läheb peale, aga väärtusküsimustes ei kiputa rääkida. See näitab seda, kas te arvate, et see on ka põhjuseks, miks praegu küsitluste järgi on Urmas Reinsalu Isamaa esimees ka kõige populaarsem peaministrikandidaat rahva hulgas? Ma arvan küll, see on väga hea taktika, mis on valitud, olles opositsioonis hästi mugavalt. Sinu käest ju ei küsita kõiki küsimusi, mida üks valitsuses olev erakond peab vastama ja räägid ainult mugavatel teemadel ja ongi maksud allapoole, toetused kõrgemale, valitsus on halb, väga populaarne jutt, aga need asjad, mis tegelikult vanasti hoidsid
hoidsid Isamaad ju 5-6% reitingu juures. Seesama väärtuspõhised küsimused, et immigratsioon on halb, tegelikult meil on vaja kvaliteetset välistööjõudu, kes siin makse maksavad, meil on ju inimesi vähemaks jäämas. See, et naise koht on, teame kus, Isamaa arvates ja LGBT temaatikale ja nii edasi, teame, et neile ei meeldi see teema, eks ole, ja nendele inimestele õiguste andmine, hoidmine. Et eks see kõik on vanal ajal hoidnud neid 5% reitingu juures. Nüüd nad on kõrgustes, nad ei räägi sellest. Aga tulles tagasi selle esialgse küsimuse juurde, et meil on nagu Isamaa, Reformierakond, ka sotsiaaldemokraadid tegelikult on kuskil seal keskel. Et vaadatakse, mis on rahvale meelepärane poliitika, mis on trendis hetkel ja seda minnaksegi ellu viima. See tähendab seda, et meil mingisugust padu liberaalset või padu vasakpoolset või tegelikult isegi et sellist väga ideoloogia põhist erakonda meil ei eksisteeri teie hinnangul? Ma arvan küll. Ja et seda on võimalik teha seal, kus on näiteks parempoolsed. Nad ei ole isegi Riigikogus ja väga mugav ja lihtne rääkida seda juttu, kui te pole Riigikogus. Niipea, kui algavad koalitsiooni läbirääkimised, näiteks, kui nad sinna jõuavad üks päev. Ma loodan, et jõuavad, väga toredad inimesed. Aga tegelikult me näeme ka nende parempoolsuse tsentris moondumist. Et see on selline eripära, kas on hea või halb, ma arvan, et ekstreemsusi ei ole, mis on võib-olla hea. Te juhatsid meid väga hästi sisse ka järgmisesse küsimusse. Eesti 200 oli koalitsioonipartner eelmises Tallinna linnavalitsuses, olete jätkuvalt valitsuspartner Reformierakonnale riigi tasandil. Kas osalemine suures poliitikas andis teile võimaluse oma hääl kuuldavaks teha ja valijale see hääl lihtsalt ei meeldi või olete jäänud suurema kogemuste pagasi ka koalitsioonipartnerite varju? Et on see sama asi, et opositsioonipingilt karjuda või veelgi enam, mitte veel suures poliitikas olles kuskilt mingeid loosungeid loopida, on lihtne inimestele meele järgi olla? No ma arvan, et kui Eesti 200 oleks poliittehnoloogiline projekt, siis selle asemel, et kehtestada ennast valitsuses ja osa oma ideedest ellu viia, kõige parem viis oleks olnud minna 2023 otse opositsiooni ja kiruda edasi teades, et majanduse seis on kehv, riigieelarve seis on kehv ja kiruda edasi valitsust olles opositsioonis, see oleks väga hea. Aga praegu tagantjärgi mõeldes oleks olnud äkki parem taktika endale sellist suuremat ja kindlamat toetajaskonda koguda? No jällegi, kui eesmärk on poliittehnoloogia ja olla Riigikogus võimalikult pikki aastaid, siis oleks kõige parem mõte kindlasti. Aga kuna soov oli ikkagi 10, ma ei tea, pluss-miinus oma poliitikuid ellu viia ja see võimalus ju ilmselgelt oli, siis seda mindi tegema ja olgem ausad, 11 on ka edasi viidud. Ja ma arvan, et see on väärtuslikum, kui lihtsalt 10 inimest omavad või 15 inimest omavad töökohta kuskil Riigikogus. Ehk siis kahetsusi ei ole? Kindlasti ei ole. Ja mul endal ju on mitte Riigikogu, aga Tallinna linnavalitsuse kogemus ja 1,5 aastat olen eest vedanud ju, ma arvan, 2 peamist teemat. Üks on see üleminek eestikeelsele haridusele. Olgem ausad, ta on võib-olla populaarne neile, kes sellega kokku ei puutu, sest et sinimust valge isamaaline väga õige tegevus on. Mina olen seda alati toetanud sellisel kujul. Aga kui sa lähed sinna sisu sisse, hakkad seda igapäevaselt juhtima, see on probleeme nii palju, et tegelikult olla meelepärane, populaarne ja äge inimestele selle teemaga on pea võimatu. Sest et venekeelsetele inimestele seal on kindlasti keerukusi, et nende lastel on ju keeruline 100% nullist näiteks üle minna eestikeelsele õppele. On ju 100 uusi õpetajaid, keda oli vaja iganenud süsteemide lammutamine ei ole kunagi lihtne. Ja kindlasti, et esimesed emotsioonid on ju inimestel ebakindlus ja need inimesed, kes juhivad seda, ega nad ei saa odavat populaarsust selle eest. Ja samal ajal on see teine teema, et oleme õpetajatele palka tõstnud, koormust vähendanud, aga see kõik on ju et kohe ühe päevaga klõpsti nagu kõiki probleeme ei lahenda, nagu poliitikutele meeldib öelda ja mõnele inimesele meeldib uskuda. Et mul on selles mõttes väga hea meel, et ma vastutasin just nende teemade eest ja tegelesin sellega. Ma arvan, et see aitas pildile saada, aga mingisugust rahva armastust ja juubeldamist rahva poolt pole selle eest saadud. Sarnane asi on Kristina Kallasel. Ma ka ei arva, et võib-olla absoluutselt kõik reformid on ideaalselt välja kukkunud, et annab analüüsida, rääkida, eks ole, mõned teemad lahti. Aga ikkagi on õiged asju tehtud, aga rahva armastust juubeldamist pole tulnud, aga see polegi eesmärk. Et meil ei ole mingisugune autokraatlik riik, kus peaks monumente püstitama poliitikutele, et inimesed peavad tööd tegema ja et inimesed võiksid olla lihtsalt natukene kriitilisemad ja et praegu on lihtsalt seesama populaarne asi, et madalad maksud, kõrged toetused jällegi. Ja seni, kuni liiga palju inimesed usuvad sellesse, et see on probleem tegelikult Eesti ühiskonnale.
Kas Eesti 200-l, ka sellest me natukene juba rääkisime, on ühtne ja kindel maailmavaade või oli eesmärgiks mingil hetkel võimalikult palju häältemagneteid ühe katuse alla saada ning see, mida rahvas teid valides saab, jäi kuidagi segaseks või poolikuks? Te ise mainisite ka, et võib-olla oleks pidanud seda maailmavaadet kuidagi selgemalt sõnastama ja rahvale paremini esitlema. No kui nüüd lugeda näiteks 2023 valimisprogrammi Eesti 200-l, siis see on kaunis intellektuaalne, aga laiapõhjaline dokument. Ehk siis see on selline rahvapartei mõõtu, et igast teemast võimalikult targalt ja võimalikult, mitte populistlikult küll, aga tegelikult kui seal vaadata, siis seal on ju selge vastuolu, mis on viinud meid või saatis meid aastal 2023, et kui sa oled väga tugev looduskaitsja, aga samal ajal väga tugevalt toetad ettevõtjaid, kes mõistlikult investeerivad mitte lihtsalt puude raiumisse, vaid puidu väärindamisse, aga tegelikult seal on ju vastuolu ja selliseid teemasid oli nagu palju. Ja see on, Eesti 200 on üritanud ennast üles ehitada nagu rahvaparteid, mis tuleks asendama Reformierakonda, sest olgem ausad, Reformierakond reforme ju ei teinud viimasel ajal ja seda nõudlust oli väga palju ühiskonnas ja selle asemel siis oleme jõudnud olukorda, kus kas sisemised probleemid, mis on Eesti 200-l ju olnud alguses esimesed aastad parlamendis ja samal ajal see keeruline olukord majanduses ja rahvusvaheliselt ja maksude tõusud ja nii edasi, mis on kõik viinud nii-öelda selle usutavuse nii palju allapoole, et sa ei kanna selle rahvapartei mõõtu mitte kuidagi ei petta ära, et sa pretendeerid sellele. Ehk siis tõenäoline stsenaarium on ikkagi see, nagu te eelnevalt mainisite, et võib-olla tuleks ikkagi hakata nii-öelda nišiparteiks valida välja mingisugused üksikud kandvamad teemad. See ongi see, mille peale ju Eesti 200 möödunud aastal tuli. Et kogu see sama liberaalsuse jutt väärtusküsimustes, mis me oleme rääkinud, on ju täpselt see sama nii-öelda areng või evolutsiooniline teekond, kuhu me oleme siis jõudnud ja et hetkel otsimegi seda õiget momentumit, nagu ma alguses rääkisin, et siin kevadel tuleb, et kõiki neid erinevaid asju nii-öelda ellu viia ära otsustada, siis vaadata, kas on tulemas mingisugune muutus reitingutes, ja selle põhjal saab vaadata, kas optimistlikult minna valimistele järgmisel aastal märtsis või siis on vaja ikkagi mõelda pragmaatiliselt ja targalt, et mis on Eestile kõige parem eeskätt ja siis kõik need teised variandid on ka laual, ju arutelu käib. Nišiparteina ma arvan, et me võime ära mainida näiteks rohelised, kellel ju väga paljudes teemades nad jäävad ikkagi nõrgemaks mingisugustest teistest rahvaparteidest, sellepärast et ongi keskendutud peamiselt ühele asjale ja suures poliitikas on väga keeruline neil ikkagi, ütleme siis vastamisi minna. Ma arvan, et päris ühe teema erakonnaks hakata Eesti poliitmaastikul tegelikult ei ole tark. Et see kindlasti ei kanna välja, seda enam, et kui see kliimamurelikkus või kliimateemad, mis on kindlasti väga olulised, aga kogu selles majanduslikult raskemas seisus ja Ukraina sõja kontekstis on nad kukkunud sotsioloogilistes küsimustes, need rohelised küsimused tegelikult allapoole. Et see tähendab, et see teema ei kanna lihtsalt ja kui sul on see ainult üks teema, mis ei kanna, siis see erakond ei saa mitte kuidagi õnnestuda. Kui võrrele näiteks Euroopa tugevate rohelistega, Die Grüne Saksamaal, siis tegu on ikka väga laiapõhjalise erakonnaga, kus räägitakse majandusest ja kaitseväest ja väärtuspõhistest, ma ei tea, välispoliitikatest, kõikidest asjadest ja see kõik kannab. Ja see sama liberaalne väärtuspõhine niši vaade, millest me Eesti 200-s räägime, et see kindlasti ei piirdu mingisuguste, näiteks ainult roheteemadega. Et see vastab ju väga paljudele küsimustele erinevates valdkondades, see ei ole ainult vähemuste, naiste ja nii edasi õiguste kaitsmine. See on ju laiemalt, et majandusküsimustest näiteks on ju hoolitsemine ettevõtjate parema, konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna eest, aga samal ajal liberaalid ju arvavad, et on jumala okei tuua kvaliteetset välistööjõudu siia, kus su sündivus on nii raskes seisus üle Euroopa, siis kõige targem on see immigratsioonipoliitika, mis on hästi reguleeritud. Et sa hästi selekteerid, mis riikidest sa võtad. Kas meie immigratsioonipoliitika on teie nagu hästi reguleeritud? Hetkel küll, et kui võrrelda näiteks Rootsiga, siis kindlasti väga-väga palju paremas seis on Eesti immigratsioonipoliitika. See sama kvoot, et meil on, mis ta on 0,1% Eesti elanikkonnas aastas saab siia kolmandatest riikidest tööle tulla
vähendada, tegelikult see on väga konservatiivne, kui seda suurendada, mida valitsus praegu arutab, see on väga liberaalne poliitika, on see, et mis sissetulekust alates, mis riikidest me inimesi võtame, mis on need nii-öelda PPA või siis kaitsepolitsei nii-öelda soovitused, et kuidas need inimesi selekteerida ja me ei räägi ju kümnetest tuhandetest inimestest, me räägime 2-3 tuhat inimest aastas ja see kõik on ju nendele ettevõtetele, kes on seda soovinud. Aga näete te kvoodi suurendamise taga ka mingisuguseid ohtusid? No oht ongi see, millest meile konservatiivid räägivad, et tulebki liiga palju teisest kultuuriruumist inimesi, mis on kontrollimatu ja tuuakse ju näiteks nii-öelda Rootsit või sellised läbikukkunud immigratsioonipoliitika näiteid. Ja need on need riigid, millest peab õppima, mitte mingil juhul teha nii, nagu nemad tegid, et seal on kaks asja, et liiga palju ja liiga ühte kohta. Et kui te toote nii-öelda ühte, ma ei tea, linnaossa elama ainult immigrante, et see on nagu kõige rumalam asi, mida saaks teha. Ehk siis see arutelu peaks meil olema väga laiapõhjaline, mitte niimoodi, et erakonnad hakkavad üksteisele ära tegema, et see ei tohiks jääda Eesti mingisuguse parteipoliitika taha. No siin on nii-öelda teemade hierarhia. Kui me räägime nii-öelda riigikaitsest ja välispoliitikast, ma arvan, et see peab olema kindlalt nii-öelda erakondade ülene, et ei peaks olema nii, et liberaalid, konservatiivid ja nii edasi omavahel kaklevad nendel teemadel, et see on ju püsima jäämise küsimus keerulises maailmas. Ja ma arvan, et Eestis on enam-vähem ka püsinud see, võib-olla EKRE ainult kukub sellest kuidagi vastanduma. Siis teiseks tegelikult oleks sümpaatne, kui haridusküsimustes oleks selline järjepidevus, et tuleb uus minister, või uus erakond võimule, aga seda suunda ei muudeta 180 kraadi, vaid minnakse tähtsate reformidega, nii nagu on alustatud ka edasi. Tegelikult eestikeelsele haridusele üleminek on hea näide, et Tõnis Lukas Isamaast tegeles seaduse vastuvõtmise eestvedamisega, mis on ju ainult seadusandlik pool. Tegelikult on ju vaja seda juhtida ka 6 aastat või ettevalmistusaasta ja siis 6 aastat protsessi juhtida, seda toetada edaspidi, kontrollida seda ja kõike seda. Ja ma arvan, et see on ka edukalt käima läinud. Ja et teised teemad majanduses võiks ka olla nii-öelda seda laiapõhjalisemat suhtumist. Aga olgem ausad, siin tuleb juba vahele maailmavaade, et kui riigikaitses ja hariduses võib-olla on vähem seda maailmavaadet, siis majanduses ikka, et kui sotsid pakuvad lihtsalt ümber jagada seda rikkust, aga iga majandusega tegelev inimene saab aru, et mitte maailmavaateliselt, et ümberjagamisest me siin kasu ei tee, et Eesti elu paremaks sellest ei lähe, võib-olla läheb nii-öelda madalama sissetulekuga inimestel natukene paremaks, aga suures pildis Eestis elu paremaks ei lähe. Et selline Robin Hoodlik lähenemine ei tee kellegi elu paremaks? No, et ongi, et võib-olla sissetuleku 5. kvintiili inimest, kes on seal 20% elanikkonnast, kes teenivad kõige vähem raha, et nende elu võib-olla mõnevõrra paraneb ja see ongi vist nende eesmärk ja see ongi sotsida nii-öelda majanduspoliitika, aga samal ajal on ju eesmärk, et Eestis oleks rikkust rohkem, et üldiselt majandus kasvaks ja siis kasu lõikavad ju tegelikult kõik. No ja siis tuleks vaadata, et see ei jääks, ma ei tea, eliidi taskutesse, vaid ikkagi kogu Eesti keskklass nii-öelda oleks tugev ja võimalikult palju inimesi nagu saaks kasu sellest. Ja et selles majanduses tuleb seda, kuidas ma ütlen, maailmavaatelist vahet, selle sama oskustööjõuga välismaalt ka, et kui oleks Isamaa või EKRE võimul, siis ma usun, et see oleks võimalik sellest kvoodist rääkida ja tuua tööstusesse või IT-sse veel rohkem inimesi. Opositsiooni kriitika teile on olnud, et 1% toetusega valitsusparteile oleks kohane tagasi astuda, kuid Eesti 200 klammerdub võimu külge. Kas tagasiastumine oleks erakonnale Riigikogu valimiste eel surmahoop või võimalus enne uusi valimisi mõtteid koondada ning tugevamana lahingusse minna? No tänaseks oleme ju olukorras, kus Isamaa ei taha Eesti riiki valitseda seni, kuni on suur mandaat saadud loodetavasti, nagu nad loodavad järgmistel valimistel. Ja et minu teada Kristen Michal, meie peaminister, on isegi kutsunud Isamaad mitte lihtsalt privaatselt, vaid ka avalikult, mille peale öeldi, et ei. Ja see tähendab seda, et sellise Riigikogu matemaatikaga, kus me oleme, ega liiga palju võimalusi, kuidas formeerida teistsugust valitsust ju ei ole. Ja nüüd, kui Eesti 200 otsustab, et astuks tagasi, lõuks valitsuse ära, sellepärast, et on vaja minna paremas seisus nii-öelda vastu valimisi, ma usun, et kuna me sihime nii-öelda natukene informeeritumat ja teadlikumat valijad, siis see pole usutav. Et keegi, see on lihtsalt läbinähtav, et seda tehakse aasta aega enne valimisi, selleks, et parandada oma positsioone ja jäetakse seda valitsuse vastutust kõrvale. Et selles olukorras, kus Isamaa ei taha ja peab olema
vastutustundlik ja usutav. Tegelikult see argument, mis Lääne-Euroopast näiteks on tänapäeval populaarne, et kui reitingud on madalad, siis räägitakse küll erakorralistest valimistest võib-olla või mingisugusest muutusest. Siis Eesti kuidagi poliitkultuuris või poliitsüsteemis see tavaks ei ole ja see hetkel ei ole loogiline ka. Ja et mis ta siis tähendab, et väga mugav on rääkida, et meie reiting on täna kõrge, aga kas me siis loobume sellest loogikast, et meil on valimistsükkel 4 aastat ja vaatame reitinguid ja hakkavad erakonnad tagasi astuma iga, kas valitsusest ebapopulaarse otsuse järel. Et reiting kõikus ja nüüd on minek, et ma arvan, et see, et kui me räägime olukorras, kus on maailmas toimumas, USA olukord Donald Trumpiga ja Ukraina sõda jätkuvalt käimas ja kui me vaataks nende populaarsuse reitingute järgi, teeks neid tagasiastumisi, ma arvan, et see pole õige aeg, et sellise süsteemi peale üle minna. Aleksei Jašin, ma tänan teid nende vastuste eest. Meie liigume siit aga pildiga nüüd Tallinna tänavatele, kus uurisime rahvalt, kas nende hinnangul on poliitikasse vaja värsket verd ning kas uued tulijad peaksid liituma juba olemasolevate erakondadega või ootab rahvast siiski ka uusi erakondi, mis senist poliitmaastikul raputaksid. Kas Eesti poliitikasse on vaja värsket verd ja uusi tulijaid? No ma usun, et alati vaja värsket verd ja uusi tulijaid. Ma ei näe eriti, miks peaks olema kogu aeg samad asjad iga kord. Samad inimesed tähendab. No muidugi on vaja. Otsekohesust, ausust tahaks. Ma arvan, et uus veri mitte kunagi ei tee halba juba nagu konkurentsile, et selles mõttes uued värsked mõtted ja selline väike liikumine siin konnatiigis on alati värskendav, kuigi ma poliitika kauge inimesena ütlen nii. Miks te olete poliitika kauge? Miks poliitika teid ei huvita või miks te ei jälgi poliitikat nii palju? Mul ongi selline tunne, et siin on nagu kuidagi nagu omade mäng või selline nagu kes täna pudrupoti juurde saab ja kes täna suurem ekspert on, et ega nagu väga ei muutu sellest mitte midagi. See on nii hirmutav kõik, et sellepärast ei jälgi. Keeran teisele kanalile kui vaja. Väga agressiivne kõneviis osadel esinejatel. Aga mida te ootate siis poliitikutelt, et millised nad võiksid olla või mis oleks see, mis ei paneks teid kanalit vahetama? Head uudised. Kogu aeg on midagi negatiivset. Ma tahaks midagi positiivset. Tegelikult kõik need uued tulijad, kes on tulnud, ei ole ju tegelikult ennast õigustanud. Samas arvestades meie rahvaarvu, siis ma ei kujuta ette, kust kasvavad uued poliitikud. Pigem noori oleks vaja. Aga miks nad ei ole ennast õigustanud või millest on teile kui valijale siis puudu jäänud? Hästi palju lubadusi. Et kogu valimiseelne propaganda on ainult lubaduste peal. Ja tsiteerides klassikuid, rahvamälu on lühike. Minnakse ikkagi nende lubaduste õnge. Et see, mida teie soovite, on siis vähem mögedi ja rohkem tegedi? Just nimelt ja pigem ühtsust. Vahet ei ole kas uued või vanad, aga kõik peaks nagu ühe asja eest väljas olema. Ma arvan, et Eesti poliitikas on meil nagu nii juba väga palju erakondi. Et ongi, et seda, et see, kes soovib midagi uut teha, võib midagi uut teha. Et nagu enne, see ei pea alati sinna samasse asja jääma. Et alati uued asjad on teretulnud. Uutele ma annaks ka muidugi võimaluse. Et kui mina olen juba uute poolt, siis ma ei jälgi samad teed pidi, ma jää vanadesse. Endised politseijuhid Elmar Vaher ja Aivar Alavere tunnistasid 6 aastat tagasi kapole, et lõid Erik Heldnale politseisüsteemi uue ametikoha vaid selleks, et tal tekiks võimalus hakata teenima politseipensioni. Mõlema väitel tegelikku soovi Heldnal politseitööle asuda ei olnud. Kohus neid tõendeid aga kasutada ei lubanud. Miks kohtus kõrvale lükatud dokumendid aga ajakirjandusele ette söödeti ja kas seesugune tegutsemine on ühes õigusruumis kohane, seda arutame Õhtulehe ajakirjaniku kolleeg Risto Berensoniga. Tervist! Tervist! No, Eesti Ekspress taotles prokuratuurilt luba lugeda 10 seni avalikkuse eest varjule jäänud dokumenti, mis annavad aimu, miks tänaseks 3 kohtuastmes õigeks mõistetud politseijuhtide vastu omal ajal üldse kriminaalasi alustati. Kas sinu hinnangul on seesugune tegutsemine kohane, et ajakirjanduse asi ongi uurida
ja tõde rahvani tuua või kui kohtus on saadud juba õigeks mõistev otsus, tuleks aastaid solgutatud kohtualused kuidagi rahule jätta? No ajakirjandus peab ikka uurima. Seal ma täpsustan, et tegelikult ka Postimees tegi selle sama taotluse Õhtulehte teenis. Me arvasime päris, et on saabunud õigusrahu ja et kuna need, meile alguses meil jäi mulje, et need on kui mitte riigisaladuse kattega asjad, siis vähemalt AK ehk ametkondliks kasutuse piiranguga dokumendid ja meie ei teinud selle taotlust. Selle mõttes kolleegid olid tublid aga jah, et kui me võtame niimoodi, et peale seda otsust, mis politseinikud õigeks mõistis, endised politseinikud, siis tänaseks Erik Helna siis ainukene, kes politseis tööl, siis ju me mäletame, et minister vabandas, justiitsminister, öeldi, et õigusrahu on saabunud ja ta on selles mõttes ülihuvitav juhtum, sellepärast, et õigusriigile on see väga huvitav ja mitte pigem nagu positiivse kõlaga asi, sellepärast, et see oli nüüd nagu võimalus, kus võib-olla, et uus peaprokurör Astrid Asi ja kaitsepolitsei peadirektor Margo Palos oleks võinud öelda, et tõmmata joone öelda, et see juhtus enne meid ja lähme siit eluga edasi. Aga kuna nende tõendite avaldamine, ja veel need on tegelikult mingid tõendid, siis kohus ütles, et kuna kuritegu ei ole üldse, et siis ei ole siin mingid tõendist nagu mõtet rääkida, et nad on põhimõtteliselt nagu asjasse puutumatud materjalid ja vaatamata õigeks mõistvale otsusele, siis otsustati neid ikkagi avalikkusele näidata. Et palju on räägitud sellest, et ajakirjandus mõistab inimese süüdi ilma kohtuotsuseta. See on selles mõttes huvitav käis. Me jõuame sellest veel täna ka rääkida, siin ma arvan pikalt. Et siin on kohtuotsus olemas, aga süüdi tegelikult ikkagi kuidagi nagu jalga pedaalilt ja võtta ära prokuratuuri kaitsepolitsei. See on selles mõttes, ma ütleks, et päris halb halduspraktika. Aga kust läheb see hägune piir üldse, kus ajakirjandus töötabki siis nii-öelda ühiskonna valvekoerana ja kajastab sündmusi lähtuvalt siis oma kohustustest ja siis hukkamõistu vahel. Et ongi ju tihti see, et inimesi nad pole isegi kohtusse veel jõudnud, kui on juba ajakirjanduses risti löödud. Ajakirjandus võib teha selliseid asju, sest et ajakirjandus võib balansseerida isegi nii-öelda selliste emotsioonide usaldusväärsuse vahepeal. Riik seda teha ei tohi. Et need on kaks väga põhimõttelist vahe. Aga kui ajakirjandus seda teeb, kas see vähendab kuidagi ajakirjanduse usaldusväärsust? On ka vähendanud, jah. Et ega ajakirjandusel ei ole alati õigus. Ja ega ka riigil ei ole alati õigus, näitab elu. Aga küll ma tahaksin kodanikuna seda, et teadmist ja tunnist, et riik teeb omalt poolt kõik selleks, et asjad mitte ei oleks õiglased, et ka näiksid õiglased. Et see lugu nüüd kindlasti nagu sinna kullavaramusse ei lähe, et see on nagu, ma juba ütlen, väga halb halduspraktika. No me oleme sellest kohtusaagast sinuga siin samas stuudios, samas saates rääkinud ja ma küsisin, et kas selles kohtusaagas jäid kaotajaks kõik? Ja sina ütlesid mulle selle peale vastuseks, et kui seesugust kohtuasja enam ei juhtu, on võitnud kõik. Aga näeme, et seda trummi taotaks ikkagi edasi ja on see sulle üllatus? Ma arvan, siin on päris, tegelikult on kaotaks ikkagi nagu kõik sellepärast, et ma eile rääkisin ka inimesega, mul helistas inimene, kes on ise käinud korduvalt kaitsepolitseis ka siis riigisaladuse menetluse loaga seoses nii-öelda neid sõbravestluse tegemas, piltlikult rääkimas siis inimesest, kes riigisaladuse luba taotleb. Ja kujuta ette, et kui sa nüüd räägid seal, et näiteks sina tahad saada riigisaladuse luba ja kapo kutsub siis mind, eeldame, et ma olen sinu sõber, on ju, vestlusele, siis ma räägin, et tegelikult on ta nagu tubli, aga tal on sellised vead ja hädad, on ju. Siis ma ju tegelikult eeldan, et sina sellest teada ei saa. Aga tänaseks on nende vestlustega täiesti põhjendamatult tegelikult lehvitatud avalikkuse ees. Et see inimene, kellega meile rääkisin, kes on korduvalt seal käinud, nagu ma ütlesin, see tema enam võib-olla tulevikus ja väga paljud inimesed võiksid nagu mõelda, et kui me nagu siin nagu räägime seda ja see vestlus peab olema kaitstud nii-öelda sõnumi saladusega, siis seda enam, et need ei olnud mingid tõendid. Aga mida see meile näitab? Kas see näitab meile seda, et ametkonnad on valesti mehitatud kuidagi või ei ole seadus piisavalt vettpidav?
No, ma arvan, pigem on see selline mingisugune oma jonni ajamine, on ju. Ehk siis ikkagi persoonipõhine probleem? No üks on nagu selge, et riigi peaprokurör Astrid Asil kindlasti mitte mingid huvide konflikte Erik Heldna, Elmar Vaher ja Aivar Alaverega ei ole. Margo Palosonega on teine nagu tema nagu töötas selles samas vastulusele osakonnas, kes Erik Heldnat nagu kiusas. Et sellest tuleb nagu niimoodi ilmselt aru saada. Aga miks riigiprokuratuur selle need tõendid välja, sellest ma tõesti ei saa aru. Kui need dokumendid oleksid sattunud sinu postkasti, ütled sa täna käsi südamele, et analoogset artiklit poleks Õhtulehes ilmunud? Oleks küll ilmunud. Ja igal juhul ajakirjandus peab tegema oma tööd. Aga ajakirjandus peab olema ka selle, et isegi kui ma praegu räägin ajakirjanduse huvidele vastu, siis keegi peab olema, kes ütlema, et kuulge riik, et nii ei käituta. Et kahjuks ma ei näe ajakirjanduses neid inimesi, et mõnikord sa pead seisma ka iseenda huvide vastu, et sa alati ei saa olla esikohal enda huvid, sest et tegelikult on ühiskonnas mingid kõrgemad huvid. Et kui avalik huvi on olemas, siis kirjutada tuleb ikka? Ja öelda, et tegelikult see, et me materjalid saime, ei ole tegelikult okei. Nii et õigusrahu, mida me ootame seda siis riigiasutustelt? No kellelt veel, jah, et ajakirjandus kipub ikka materdama ka, et veel kord, see on nüüd selline olukord, kus otsus justkui tehti ära ja siis mingid nädalad hiljem ilmub ikka mingi, aga tegelikult siin ei ole mitte mingit tegelikkust. Te peate aru saama, et see on puhas nagu, kuidas me ütleme, ajakirjandus ka teinekord mängib inimeste tunnetega, samamoodi tegelikult kuulmisorganid. Mingid asju avaldatakse selleks, et mõjutada meelsust nii-öelda omale sobivas suunas, et see on selline igavene mäng. Jagame siin intervjuu lõpetuseks ka hinnanguid natukene, et kui palju sa ise vaatad Eesti ajakirjandust ja mõtled, et siin on selgelt hea maitse piiri ületatud. Et kui tihti tekib sul selline tunne, et miks see klikipõhine ajakirjandus läheb nii libedat teed ja kirjutab asju, mis tegelikult, millest võiks vaikida? Ja me teame ju seda ka, et ajakirjandus väljaanded tihti võistlevad ka teine teisega, et keegi kirjutab midagi ja siis teine meediamaja selle peale kirjutab midagi vastu ja see on nagu siuke omaette mäng või omaette juba lausa ütleme siis nišš ajakirjanduses. No jah, aga see teineteise nii-öelda nagu poriga loppimine tegelikult mõjub laiemalt kogu ajakirjanduse mainele, et see kindlasti hea praktika ei ole. Ma väga tihti vaatan, et ajakirjandus võib-olla mingites oludes võimendab midagi üle, teeb midagi väga projektipõhiselt selleks, et nii-öelda saada suuremat kõlapinda, et see kõlab nagu väga naljakalt, aga olles töötanud Eesti Päevalehes, Postimehes ja nüüdseks ka peagi 10 aasta läheb Õhtulehes, siis mul pikaajalise praktikuna on tihti tunne, et Õhtuleht on mingites asjades kõige eetilisem üldse. See ei ole mingi enesekiitus, see paraku nii ongi. On siit üleskutse ka kõigile ajakirjanikele, et klikk ei ole võib-olla kõige tähtsam, et vahel tuleb ka vaadata nagu peeglisse ja mõelda, et kas see on nagu see asi, millest ma peaksin rääkima. Kõige pikemalt jäävad alati meelde lood, need, mille sa jätsid mingitel põhjustel avaldamata, sest seal kuskil otsas oli inimene, kes selle pärast oleks väga palju võib-olla kannatab ja on sul sahtlis selliste lugude varama? Ja, mitu, et need on nagu väga hästi meeles ja et sa ei saa seda ühekordset edu või sellist edutunnet, kui kihvt lugu vahetada selle vastu, et keegi selle loo pärast võib-olla aknast alla õppeb, et nii ennast ära tapab, et nii on jah. No loodame siis, et ajakirjandus enda usaldusväärsust väga palju ei kaota selliste lugudega ja selliseid lugusid ka ei avalda edaspidi nii palju, et kui inimene on ikkagi õigeks mõistetud, siis on ta õigeks mõistetud. See lugu veel kord, ajakirjanduslikult on täiesti okei, aga riigi siis õigusasutuste poolt on see nüüd, ma arvan, et see on ikka võrdlemisi pretsedenditu käitumine, et ma arvan, et siin võib-olla kedagi tuleks vaibale kutsuda, ma arvan, võib-olla seda tehtud ka. Risto Perenson, ma tänan sind selle jutuajamise eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify's. Mina aga kohtun teiega taas juba järgmisel reedel, ikka siin samas stuudios.